laulab kogu staadion. Alle, 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 nad tunnevad mind nimepidi, Mr Ratsko. Tervist ja Tiki-Taka jalkasaate vaatajad, minu nimi German Ava, minuga siin Joel Lindermitte. Tere, tere! No esimene osa on meil väljas, mis emotsioonid on? On põnevad, olen saanud palju positiivset vastukaja ja juba väga paljud sõbrad kirjutasid, et ootan huviga Inglise liiga ülevaadet, nii et täna seda siis ka pakkuma hakkame. Käime üle Inglismaa liiga tiitlisoosikud, kes, kuidas, mis, kes välja langeb, keda jälgida ja kõike sellist. Nii et päris ootamatult on juba see Inglise jalkahooaeg tegelikult peale hakanud ja tegelikult ju ka Community Shield mängiti ära, eks? Ja, Inglismaa liiga hooaja alati avab see kolvikarikas Community Shield, kus Arsenal võidutas 3-0 Man Cityt. Ma ei tea, minu jaoks tulemus tegelikult oli väga suur üllatus. Ma ikkagi ootasin, eeldasin Cityt palju rohkemat, aga kuna Arsenali tuumik on vist üsna sama, siis pigem oli oodata, et Arsenal selle mänguga võidab või mis sa arvad? Ja minu jaoks oli küsimus, et see veits oli kohe nagu psühholoogiline, ma arvan, nagu battle omavahel, mida ma silmas pean, ongi see, et Arsenali eelmise võitjana, nüüd Maresca tahab tulla sealt uue City nagu hingamisega, et seal, kui sa tahadki olla Arsenal, siis sa sõna otseses mõttes tambid selle teise tiitlinõudleja mutta, teed seda veenvalt, annad endale enesekindlust, annad siukse väikse nagu statemendi, et ma seda nagu ootasin, et Arsenal läheb tegema ja et seda nad tegid, see näitab, ma arvan, nende sellist visadust või kvaliteeti. Ja kevadel pigem oli ikkagi City Arsenalist parem, omavahelistes mängudes ka. Nüüd Arsenal ikkagi võitis korraliku revanži ja Martin Ödegaard näitas suurepärast jalgpalli, et Ödegaard möödunud hooaeg minu meelest nii hea ikkagi olnud. No see oli ainult üks mäng nüüd eile on ju, aga Arsenal oli väga hea. Samuti mulle väga sümpatiseeris Arsenali poole pealt see uus täiendus Christos Zoolis, kes siis toodi sinna ääre peale, kas mingi 40 miljoni euro eest on ju, ja mängis päris hästi. Et Arsenali, nagu me ka esimene saade rääkisime, et need vingerid võivad olla probleemiks, aga City vastu väga hästi said hakkama ja minu jaoks tegitas küsimärke ikkagi nende suur väravat Donnarumma, kes minu silmis oli paar hooaega tagasi maailma üks parimad väravahte, aga ikkagi viimasel ajal ikkagi on alt vedanud. No seal ma korraks enne, kui Donnarumma juurde minna, ma tooks välja ka Arsenali keskvälja, tegelikult ju uus keskväli, kus oligi siis Gimaresh, Lewis Kelly ja Ödegaard, et hiljem, kui natuke üleminekusse räägime, siis tegelikult see ju see Lewis Kelly üleminek siin teiste tippude juurde on ka kogu aeg olnud nagu üleval, aga see dünaamika toimis väga põnevalt ja just see Gimaresh seal sellises natukene kontrolli omas rollis võib-olla võrreldes siis, mis ta on mänginud, et see ka oli nagu huvitav, tõesti see kuidagi Ödegaard sai läbi selle nagu möllata ja tõesti Zoolis seal samamoodi aktiivne. Aga selge oli see, et seal väravate puhul oli Donnarumma otsa vaadata, aga mõnes kohas, kus ta seal 1-1, seal tehti ka väga peenelt pausid ära, kes väravaid näinud on, et ta on ütleme, võib olla maailma parim, aga nagu nägime ka Eestis Lillekülas võib see pall läbi lipsata ja kõike seda ka, et aga ütlengi, et City jaoks, ma arvan, oli see nagu päris valus hoop ja natukene nüüd on vaja nagu kukalt kratsida, et kui sa mis ja kuidas sa nagu selle kõigega nagu toime tuled, hiljem jõuame rääkida, et see Rodri minek on praegu justkui õhus, et see ikkagi see õhk, mis City's enne oli võrreldes praegusega, et see on täitsa nagu välja lastuda. Ja, et kui minnagi korra siis nagu veel detailsemaks, siis see väravate puhul see, et Ricardo Calafiori juba Arsenali ju esimesel minutil juhtima ja see andiski, ma arvan, City'le väga suure paugu ja see on teise pool alguses Ödegaardi värav, kus ta Donnarumma ju tagumiku peale pani, et see oli ka väga päris crazy tegelikult. Sest ongi see, et kas City'le äkki oligi vaja seda kaotust, et nii-öelda maa peale nad tuua, et Enzo Maresca saab ka nii-öelda vaadata üle oma meeskonna, sest et tegelikult pärast seda mängu vaadates oli päris kurb. Ja ütleme, väga palju on juttu ka Eestis see superkarikas või ülejäänud maailmates, et mis see nagu on, et ju ka eks ju Aston Villa ja PSG, et see on, kuidas ma ütlen siis, et ma arvan, et see on selline, et tore on seda võita, aga see ei ole nagu hädavajalik võita. Ja mida ma silmas pean, et nagu sellest ei juhtu midagi nüüd hullu, et ei tulnud ära nagu hooaeg nässus, aga ma ütlen, kuna see on nagu nii põhimõtteline ja see on nii mitu aastat olnud, siis sellel on niisugune lisa nagu tärn või see niisugune nagu tähendus juures, aga muidu mõnes mõttes ma isegi liialt sellesse ei jääks kinni ja täpselt. Lihtsalt minu jaoks ongi see, et just see põhimõtteline vastasseis Arsenal City on olnud viimased hooajad, et City jaoks ma arvan, et võit oli tegelikult väga tähtis, kokkuvõttes Enzo Marescale ka kindlasti annaks ju boost juurde, kui nad oleks selle mängu võitnud, on ju. Lihtsalt jah, Pitser jättiski selle mängule see, et tavaminut oli kohe taga ja rolli jäädi, aga Arsenal oli päris võimas. Kui me lähemegi edasi, mis nüüd hakkab juhtuma, siis meil uuel hooajal siis Arsenal tuleb siia ju valitseva meistrina
ja nagu sa tõid ka viimane saade välja, et kas ühest tiitlist võiks saada dünastia, et kas sa näed, Arsenal võiks oma dünastiat jätkata? Jah, ma ütlekski võib-olla, mis ma arvan nagu enne, kui me nagu kohe Arsenali juurde lähme, et siis tegelikult mõeldes selle Inglise kõrgliiga hooaja peale, et tegelikult ju kõige võib-olla suurem, ütleks nagu segadus, et kui me ka siin nagu ennustame, on see, et sõna otseses mõttes nagu pooltel tiimidel on uued treenerid, kes on olnud siin alles nüüd sellest siis pre-seasonist ametis. Ehk see, et kas nad nagu kõrbevad, kas neil läheb hästi, kas nad saavad tiimi tööle, ei saa, on ka päris palju üleminekuid, millest räägime, et ma arvan nagu nii, ma ei saa öelda nagu segadust tekitavat Inglise kõrgliigat või nii sükest nagu õhus olevat Inglise kõrgliigat, no tegelikult me ju ei mäletagi, et siin võib nagu kõike juhtuda. Ja kui sa küsid, kas nagu Arsenal võiks olla dünastia, siis minu vastus just tänu sellele, et seal on Arteta bookis, kes nüüd on kõige pikem siis treener, kes on nagu siis valitsenud, 6 aastat ja 7 kuud. Selle pärast on Unai Emery 3 aasta peal ja Daniel Farke samamoodi 3 aasta peal, ülejäänud on siin 2 ja 1 aastat või isegi 1 kuu. Et siis see, mida Arsenal on nagu ehitanud, pikalt Artetal on aega antud, nad said selle eelmine aasta selle kätte, et mina selle nagu dünastia sõna julgelt tooks välja just seetõttu, et ma ei näe, kes sellel aastal võiks väga selgelt neid ohustada ja kui me ei taha nagu tulevikku liialt nagu ette rutata, aga et kas keegi on praegu tõusmas selliseks nagu powerhouse'iks, kes nagu hullult koputaks sinna nagu ukse peale, et me nüüd tuleme. Mina näen mõnda meeskonda ja me jõuame sellest rääkida. Just juba sellel hooajal. Ja ma tahaks loota küll, et ma ikkagi olen selles baasis, et Arsenal kindlasti see võttis pinged maha neil, et nad selle tiitli nüüd ära võitis ja võib-olla nad hakkavadki palju ilusamalt jalgpalli nüüd mängima. Vähemalt mul need sõbrad on rääkinud, kes on Arsenali suured toetajad, et nad lubasid suure suuga, et Arsenal eelmine lihtsalt pidi selle tiitli ära võitma. Vahet ei ole kuidas. Nüüd nad selle tiitli ära võitsid, nüüd hakkavad võib-olla ka mänguilu pakkuma. Ja kui me vaatame seda finaali, siis seal Arsenal tegelikult mänguilu pakkus meile. Et kas nad seda suudavad ka jätkata, ma ei oska öelda. Et Arsenal, ma olen kogu aeg mingil määral nendega nagu vastasleeris, kuna see anti-jalgpall on mingil määral ka läbi käinud. Aga võib-olla, kui nad nüüd see hooaeg mängivad ilusat jalgpalli ja panevadki täieliku puhta seinaga ületistes, siis polegi midagi rääkida. Lihtsalt minul on mõned küsimärgid. Aga mis sa silmas pead? Küsimärk William Saliba, kes on praegu vigane, et selle kaitses on koos siis Gabriel Magalhaes ja Mosquera. Ja City osanud olid päris head ja Gabriel sõigi Haalandi ära, mis minu jaoks oli veidike neile üllatus. No see on duell olnud siin juba aastaid, nagu kus nad kord jääb üks peale, kord teine peale. Et see käib asja juurde. Aga lihtsalt Arsenal, ma räägin, ma ei tea, minu jaoks nad ei ole ikkagi veenud. Kas on siuke wishful thinking või sa nagu siiralt arvad seda? See võib-olla võib see esimene variant olla küll, aga lihtsalt mul on 2 meeskonda, keda ma näen võib-olla isegi Arsenalist, kes võiks võita hooaja jooksul. Aga lihtsalt Arsenal kui meeskond, ma saan aru, nad on ikkagi hetkel lihtsalt veidi eespool. No täpselt, et ma sellest võtaks nagu sõnasabast kinni, et korraks tulles selle keskkaitse juurde, et siin on Ezri Konsat, Aston Villast tahetud siin 30 milli, aga vist umbes Aston Villa tahab topelt rohkem, et ma ei välista, kui nad tõesti toovad siukse Briti meestel alati ülemineku, see hind on seal alati kõrgem ka. Jah, aga ütlemegi see, et kui nad selle ka ära polsterdavad, nad on nagu väga jällegi sügav võistkond, et see Gimareši toomine annab sinna keskväljale juurde, seal on ju Merino olemas, Noorgard läks, aga see ei ole nagu mingi küsimus, ma arvan, neile. Nüüd on Havertz tagasi, tegelikult keda eelmine praktiliselt ei olnudki, et seal on nagu seda sügavust, stabiilsust on nagu väga palju ja ma arvan, et just see keskvälja dünaamika annab neil nagu võimalus olla nagu mitmekülgsem, see võib-olla vabastab mingeid mängijaid, ei pea olema nii raamides, tuleb meil selle Subimendi veel olema ja kõik see, et eelmine rääkisime ka, et kui nüüd see Tšoolis hakkab äärel tõesti mängu tegema, see on väga kõva väärtus, et Martinellit pigem ma olen aru saanud, seostatakse Türgiga, et tema vast läheb, et kas seal on keegi nagu, ma isiklikult ei ole väga suur Madueke fänn ausalt öeldes, et ta on nagu tubli töökas, aga et kas ta lõpuks seda ta ongi hea rotatsioonimängija Bukayo Sakale siis. Jah, aga nüüd ongi, et Saka peab ka natukene ellu ärkama, et ka tema tegelikult oli siuke üles alla, aga kui sa ütlesidki, et see meeskond on väga paigas, nad olid väga meeskondlik, nad olid kaitses nagu suurepärased, nagu just siuke tiimipressiga, nad olid individuaalselt tasemel, pluss oli nagu Raia tasemel, et ma nagu ei näe, et nagu kaitses neil kuskil mingid nagu järeleandmisi tuleb, et selle koha pealt ollakse nagu tasemel ja pigem, kui see nagu dünaamika paika saab, väravad, set-piece'id, asjad, et
ma nagu, kui sa küsid, kas sa nagu näed nõrkasi kohtasi, siis ma tegelikult nagu väga... Et ei ole nõrku lüüa? Ma ei näe, mina näen, et see on nagu väga paigas võistkond, neil on pinge maas. Kas Arsenal on tugevam see hooaeg, kui nad oli eelmine hooaeg? Ma arvan küll. Mis on nagu juhtunud, et nad on saanud enesekindlamaks, neil on see pressure maas, nad on saanud mingid täiendused. Ma ei ole mingi Arsenali fänn selle koha pealt, aga ja pluss on ka see, et isegi kui nemad on kas sama või grammike tugevam, siis kõik teised, oleme ausad, on kas nõrgemad või on lihtsalt suuremad küsimärgid. Et ma pigem austaldes näen siin üsna veenva punktide vahega tiitlivõitu, et selle ma võin välja öelda, et ma ütlen 10 punkti Arsenal ees vähemalt ja võtab tiitli. Minu hot take. See on päris hea, sest et mul on siin vastu panna sulle mõne teise meeskonnaga. Aga Arsenali, jah, ma lugesin ka Briti meedias, et toodigi välja, et Declan Rice'ile toodi juurde sinna Bruno Guimaraes on ju. Et Guimaraes on võib-olla see mees, kes võib-olla isegi veel rohkem käib rünnakutega kaasas, et nüüd Rice saabki võib-olla rahulikult tagapool olla, et see on nagu ka väga täiendus see Bruno Guimaraesi näol. Et ma tõesti ei oska öelda, kus võiks olla see nii-öelda Arsenali Achillese kanda, kui ma teaksin, ma oleksin Premier League'is peatreener ka võib-olla. Et aga sa oled siis selles baasis, et Arsenal on tugevam, nõrku kohta ei ole ja võidavad selle hooaeg tiitli. Nii on. Okei, vaatame, kas Arteta suudab tiitlit võita või mitte. Manchester City, Enzo Maresca, uus peatreener, elu pärast Peppi, milline olema saab? Elu pärast Peppi, ma ei tea, kes sul panid tähele, kuskilt ma lugesin, et kui Maresca läks City treening baasi, siis ta ei tahtnud olla nagu Peppi kontoris. Vahetas ära, ehk kõrval vist oli Peppi kontor ja siuke meeting room, ehk ta siis nagu vahetas ära. Ehk ka siuke nagu märgiline asi, et ma ei ole lihtsalt järgmine mees, kes siin istub, mis mõttes on nagu aus liikumine. No ütleme, kui me üritame Maresca jaoks nagu positiivsust leida, ta on olnud Peppi käe all, ta tunneb neid mängijaid, ta tunneb klubi, ta on saanud, ütleme siis ise proovida Leicesteri eesotsas ja Chelsea eesotsas. Chelsea oli väga hästi. Ja pigem ikkagi soliidne ja mängiti head jalkad, sai asjad toimima. Kuskilt podcastist jooksis kõrva, et huvitav, et ta vaata hakkas ju märatsema seal Chelsea's natuke. Läks tülli. Aga et kas see oli siuke meelega tülli minemine, kui ta enam-vähem teadis, et hakatakse Pepile järglast otsima, et justkui olla nagu vaba. Et see natuke nagu selle moodi lõhnab. Et Maresca nagu selles mõttes ongi nagu Pep Vol 2, kindlasti ta ei taha olla see, tal on mingid omad ideed, et nagu mõnes mõttes see on nagu hea, ma arvan, et see on nagu Pepi-laadne toode, palju ta nüüd nagu seal timmib, et selles ma nagu ei kahtle temas, aga ma nähes, nagu, mida Pep suutis ja just see mingi see, mida ma alati olen Pepi puhul hinnanud nagu aastast on see, et kuidas need vennad on nagu kogu aeg nii näljased, mängust mängu, tiitli, nad on nii näljased ja see nagu oli nagu non-stop, isegi kui nagu sats oli halvem, ta suutis seda teha. Et kas nagu Maresca suudab siukse nagu näljasuse tekitada, mitte lihtsalt ainult nagu jalka pool, pluss tegelikult just ka need siis üleminekud, et siin eile täna see Rodri üleminek, kas pigem on kindel nagu, et 60-70 milli sinna läheb, Rodri kaotamine väga suur asi, jah, Ellie Anderson on nagu hea poiss, aga Rodri on Rodri, et no mõelda vaid, Rodril aasta on jäänud lepingul järgi ja nad saavad ta ees 70 miljonit, et see on päris ulme summa, et ma ei tea, kas City Boadit veel pole ära toonud, Enzo Fernandesest on päris palju räägitud, kas tema tuleb või ei tule, et Chelsea nii-öelda pani seal deadline teile talle on ju, et seal Cityl veel küsimärke nõus üleminekute näol. Lihtsalt Enzo Maresca puhul Chelsea's mulle ta väga sümpatiseeris, ta ju viis Chelsea'ga klubide maailmameistriks, ma ei tea, kuidas sina seda turniiri hindasid? Ma ütlen ausalt, ma isegi tol hetkel seda nii palju ei jälginud, kuna see oli vales ajavööndis ja jällegi, et see nagu ei näita, et see oli nii nagu halva ajastusega, see põhimõtteliselt oli ju nagu hooaja lõpu ja mingi pre-seasoni mingi segu ajastus just Euroopa puntidele, et nagu Euroopa pundina ma arvan, et seal mängida võis olla siuke väga kummaline, sest tegelikult sa tahaks nagu puhata olla, sa oled kuskil teise pool maailma otsa, et see pigem oli siuke nagu, mitte solkimine vale öelda, aga nagu rütmi mõttes solkimine, mitte turniir ise, vaid see rütm. Klopp tõi ju välja ka, et seal vigastused võivad tulla, vaata mängitel hiljem järgi ja mingil määral on tulnud ka. Lihtsalt Enzo Maresca puhul, ma ei tea, see, et ta ootas seda City töökohta ja see, et ta sealt Chelsea'st ära tuli niimoodi, et ma ei tea, et see ju kõige ilusam tegu tegelikult ei ole. No samas see on siuke jalkamaailm ongi siuke karm maailm või õelmaailm, et natuke pead oma peale mõtlema, nii klubijuhid mõtlevad enda peale kui treenerid, et sa nagu sellest ei pääse. Aga ma ise jäin mõtlema, et kas see Enzo Fernandese toomine on pigem see nagu keskvälja lappimine, on see mingi Chelsea connection ja nagu
ma ei saa, noh, et see Enzo Fernandez on ju natuke seal nagu pahameelt tekitanud Chelsea fännides, et ma veits nagu ei mõista seda, miks sa Chelsea'na tahad nii hea venna ära lasta, kas sa oled nagu jaganud? Ma arvan, et Chelsea ei tahagi teda ära lasta tegelikult, et ma arvan, et Chelsea fännid kindlasti tahaks, et Enzo jääks, aga kui see üleminekusumma läheb üle 100 miljoni euro, siis miks mitte? Chelsea on ju ülemineku aknal kogu aeg hullanud, nii see hooaeg kui eelmised hooajad, et ma arvan, Chelsea võib-olla raha läheb ka vaja ja Enzo eest üle 100 miljoni saada oleks ka päris okei. Lihtsalt City jaoks, Enzo Fernandes jaoks, ma arvan, väga-väga ta vajalik, eriti kui Reinders on Saudisse liikumas, et just see seal, noh, mis Enzo Fernandes tegelikult suutis teha, et ta suutis ka väga palju väravaid lüüa ja pakkuda. Saab hakkama 10 peal, ta on 8 peal, ta saab vahelduse 6 peal mängida, et ta on ideaalne keskmine mäng. Ideaalne keskmine mäng Inglismaa liigas tõestanud, et kui ma oleks City, ma oleks ta sama pool tagasi. Lihtsalt ma ei ole üldse aru saanud, miks Chelsea temast nagu nii kuidagi kergekäest tahab lahti saada. Aga sa tahate ka, samas on suht suur hinnalipik tal. No seda küll, aga noh, et vaata oli ka hooaja lõpus oli see lugu, et ta andis siin umbes mõista, et ta võib-olla ei taha jääda, et kas siis justkui oleks nagu pahased tema peale pushitakse välja või mis see on. Et ja noh, Xabi Alonso mõttes ka, et kuidagi minu jaoks, aga nagu sa ütlesid hästi, et kui on ikkagi suur raha, siis tuleb ka äri teha. No. Ja, kas City, kas sa näed, et Maresca suudab City enda omaks muuta sel hooajal? Ma arvan, suudab, ta on piisavalt tugev, selline nagu metoodik on vale öelda, aga nagu taktik või jalgpallispetsialist, et selles osas ta suudab, aga kas see on piisav, et tiitli peale mängida, seda ma nagu ei näe. Pigem minu jaoks on küsimus, et võib-olla isegi City puhul tahaks öelda, et see nagu see lagi ja põrand võivad olla nagu kõige suurema sükse nagu nihkega. Nad põhimõtteliselt võivad mängida tiitli peale, aga nad võivad ka seal olla, ma ütleks, nagu seal Euroopa kohtadel nagu pusida seal kõikide teistega. Et pigem ma näen, et nad on nagu rohkem sinna nagu allapoole venimas kui nagu hullult ülesse poole, kui saad aru, mida ma mõtlen. No ma ütlen sulle ausalt, minu ennustus enne oli see, et City võidab tiitli. Miks? Sest nad tundusid nagu väga kollektiivne meeskond. Ma näen, et Enzo Maresca võiks olla ideaalne Pep Guardiola asendus. Ta tulebki oma uute ideedega, uus värskus, mida City marra vajab, kuna Pepi võib-olla ideed juba olid taletanud vähekene. Et seal City mängijad võib-olla olidki Pepist veidikene väsinud. Tuleb Enzo, uus treener, kohe värskus. Vaadates seda õiset finaali, City ei võida tiitlit. Mulle tundub, et City ei võida tiitlit. Aga mul on üks teine meeskond veel, kellest võime varsti rääkida, kes mulle ka väga sümpatiseerib. Ja peatreeneriks seal on ka üks Hispaania härrasmees, nii et hispaanlased mulle tunduvad, et Premier League'is võiksid sel hooajal domineerida. Aga kas sa näed, et siis City pigem on see meeskond, kes siis jääb Arsenalis 10 punktiga maha või veel rohkem? No ta jääb maha neist sedelgi see, et see on kindel, ma just mõtlengi, et hiljem me jõuame ka meie ennustuste juurde, aga et ma näen neid nagu teisena lõpetamas, aga pigem ma näen jah, et nad on nagu ma ütlesin, lähemal 3., 4. kohale, aga see sõltub just nendest järgmistest puntidest, kellest me räägime, kas nad suudavad nagu mingi lisa nagu kliki leida või mingi lisavõimekuse, et neid Cityt siis justkui kukutada sellest teisest kohast. No kellest me ei ole veel City puhul rääkinud, on Erling Braut Haaland. Sa tead, et sealt tuleb miinimum hooaja jooksul vähemalt 30 väravat sul ära. Et Haalandi tervepüsimine on ka City jaoks väga tähtis. Kui Haaland läheb katki, siis City võib tiitlist kindlasti suu puhtaks teha. Et Haaland on võitmevikuur. Kas sina näed, et Haaland võiks sel hooajal mingisugused rekordid veel teha? Et ta on viimased 2 hooaega pole enam nagu nii hea olnud. Pigem ma ütleks ei, et just nimelt see teadmatus, et see ka ju uue treeneri sa pead ta nagu sobitama, et ma arvan ka Pep nagu alguses vaata ta ei saanud üldse Haalandit käima, oli väga vähe puuteid, kuidagi väravid ja järsku toimus see nagu murrang, et ta nagu harjus ära. Et ma arvan, Mareskal läheb ka aega enne, kui see nagu õige klikk või see tuuning sealt leida. Et Haaland rekordid ei tee ja City tiitlit ei võida. Nii on. Nii, aga lähme siis teise Manchesteri klubi juurde, United. Kas United on tagasi? No eelmise hooaja lõpp seda näitas ja kõik ju mõtlesid, et kas see on lihtsalt siuke mingi feel good story seal hooaja lõpupoole. Noh, oleme ausad, nagu Carrick mõnes mõttes mingi ulmelist ei teinud. Ta pani mängijad omadele positsioonidele. See mäng oli küllaltki nagu siukses, ütleme, lihtsa struktuuriga ja selle sees asjad toimisid. Ja toimis sellepärast eelkõige, et Bruno Fernandes hakkas seal niite tõmbama, hakkas resultatiivne olema, said mingid mehed paugutama, seal Šeško tuli vahetusest, sai seal Kunja lööma, ja nagu kaitses asjad olid natukene nagu rohkem paigas. Et selles osas nagu ma arvan siukest nagu positiivsust, mida kaasa võtta, et tihti ongi see, et kuidas see hooaja lõpp, öeldaksegi, et kuidas see hooaja lõpp on, et see kandub käides nagu uude hooaega. Et ma arvan, nagu Unitedi fännidel on põhjust olla nagu põnevil ja mõeldeski siin nagu
täienduste peale, noh, on nagu tehtud, ma arvan, päris okeid täiendused, aga mingid nagu küsimärgid minu jaoks on õhus, et mis vibe'iga sul see Manu on? Kas Michael Carrick on sinu jaoks õige mees? Kas Michael Carrick on sinu jaoks küsimärk? Et tema ei ole, et ta näitas, et ta suudab kõike seda hallata, see mingi kalma, mis tal oli pressikonverentsil tiimi juures, mulle see nagu meeldis, et noh, kõige suurem küsimus ongi Unitedi puhul, et mida ennem ei olnud, eks ju, kuidas nagu Euroopas nüüd toime tullakse, et see on alati treeneritele, tiimidele see väljakutse, et kuidas Euroopat ja Premi korraga koos mängida, et see võib olla see, mis on küsimärk, aga jalka poole pealt ta nagu sai asjad klikkima, muidugi tal oli ka siuke, kus ta nagu õnnestus, mingi Sesko tuli lõi ära, nad said selle võidu kätte, et seal ei saa öelda, oli nagu joppamist, aga midagi nagu sinna poole, et kas see nagu joppamine kandub kohe ka nagu uude hooaega. Seda ei oska öelda, aga mis sa arvad, ma pean selle küsimuse küsima, kas sina usud, et see Unitedi fänn, see United Strand, kas ta saab lõpuks kiilakaks lõigata ennast? Kas tuleb 5 järjestikust võitu? No, ma ei ole niimoodi Unitedi seda kalendrit vaadanud, aga no võiks ju ometi saada selle loojal nagu ma arvan, tunduks see loogiline. Miks ma küsin, on see, et kas, kui kaugel sa näed, et United on praegu Arsenalist, ma ei hakka isegi küsima, kui kaugel United on Cityst, see võiks olla suht minimaalne, aga kui kaugel on Manchester United Cityst või vabandust Arsenalist? No minu jaoks on, kui rääkida ka üleminekutest, et noh, Tilemansi toomine, mulle meeldib Tilemans, ta on Premier League'is ennast tõestanud. Ma juba ootsin, et ta varem tegelikult tuuakse. Seda küll, et siuke mitmekülgne vend suudab tassida, suudab teha, et seda ta nagu näitas, see ma arvan täpselt siuke vend, keda sa vajad. Noh, toodi see Chelsea'sse Santos, noh, ta on ka siuke nagu mingi segu sellest ääre, noh, pigem eks ju keskvälja ja noh, lihtsalt küsimus, minu jaoks on küsimus, et miks nad ei ole ka endale vasakkaitset kedagi toonud. Et lähevad hetkel Luke Shaw'ga tundub. Yeah. Noh, et oligi sama, et kui me räägiti sellest Miles Lewis Kellist, et mulle nagu see tundus väga huvitav, ta on nagu väga hea vend, ta võib-olla Arsenalis, nüüd on küsimus, kuidas Arsenal teda näeb, et noh, mingi Manu lõikes ta oleks nagu idekas vend, kes lapib sul keskvälja ja vasakkaitset, et noh, ma räägin, et kuna see üleminek on veel nii-öelda õhus. Jah, septembrini, eks ju, põhimõtteliselt kestab, et siin me võime veel need nagu jõujooned mõnes mõttes võivad muutuda, aga nagu see on paigas. Ma hetkel väga hästi ausalt öeldes ei taju seda nagu Rashfordi olekut, et mis see nagu tähendab. Et see on kõige veidram minu jaoks ka. Kas ta on siis tipuründaja, on ta äär, kas ta jääb, ei jää. Et minu jaoks, nagu, kui ta noor poiss oli ja tuli, siis ta oli nagu äge vaadata. Aga ootused oli väga kõrgel, aga pärast seda, kuidas ta seal vahepeal nagu mossitas ja kuidas tal välja ei tulnud ja mingi see nagu, kuidas see enesekindlus kukkus ja see, keda temast oodet, et noh, ta ei ole see nagu, et minu jaoks ka ma nagu enam teda nii väga ei hinda, et kuidagi nagu hapu on see ja ma ei näe, et nüüd nagu sellel hooajal toimub mingi, Carrick paneb selle venna nüüd nagu jõhkralt mängima. Ma arvan, et United fännid ka enam teda niimoodi ei hinda, kuna ta on käinud ju igal pool ümber maailma siin mängimas, et ma arvan, ka United fännid on tast nii-öelda mingil määral juba nagu südame nii-öelda temast külmemaks saanud, aga samas mine sullud ja äkki Carrick suudab ta mängima panna, et talle anti nüüd siin sõprusmängust number 9 isegi, et saab näha, mis Rashfordist saab. Mis oleks Unitedi jaoks edukas hooaeg? Kas uuesti tuleks 3., kas see oleks Unitedi jaoks edukas või juba on tiitel? Hea küsimus. No selgelt Champions League'i kohta ma arvan nagu kõige lihtsam vastus. Minimaalne, eks ju. Ja noh, olla seal, ma ütlengi, ma lihtsalt ei näe, et me näeme, see minu isiklik arvamus, et ma ei usu, et me näeme üks nagu tiitliheitlust. Ma näen, et Arsenal läheb ära ja siis on meil see kogu see package on seal koos. City, Manu, Chelsea, ma arvan ka Liverpool, nüüd on küsimus, kas keegi ennast sinna külge nagu poogib, et ma näen, et seal käib nagu räige pusimine, aga mul tunne, et Arsenal sellest package'ist läheb ära, et nagu noh, mis ma arvan, Manu puhul oli ka ju põnev tegelikult, oligi seal sai, eks ju, Kunja sai laksutama, Poemo oli siuke nagu oli ja ei olnud nagu alguses nagu laksutas, siis hooaja lõpp oli, et kuidas just see ründebrigaad seal käima läheb, et ma isiklikult ei ole väga Diallo fänn ausalt öeldes, et ka noh, et ma tahaks ka, et siis ta lööks nagu rohkem. Et kes seal nagu siis äärtel lõpuks tassivad või kuidas nad nagu selle lahendavad? Ei, seal on jah küsimärke uus, aga lihtsalt mul on see, et see Amarimi lahkumine ja Carricki tulemine, et see vabastas ka mängijaid nii palju, et ka võib-olla see oli, mis andis boosti juurde möödunud hooajal. Ma ütlen, et esimeses 3 meeskonna seas minu Premier League'i võitjat ei ole veel. No nii. Et me jõuame varsti ka selle meeskonna juurde, kes minu silmis Premier League'i võidab, kuigi ma enne ütlesin, et City on ju, aga ma räägin siin saate ajal, olen ma oma otsust muutunud, mis võib-olla näitabki ära, et ei suuda siin ära otsustada. Ehk siis ja küsimus ka, et kui hetkel peaksid raha panema ühele meeskonnale, siis selleks hetkel Londoni Arsenal. Nii on. No ja minu meeskond hetkel pole siia tulnud, nii et ma ei saa seda veel öelda. Okay. See oli siis eelmise aja top 3.
Lähme siis eelmise hooaja top 4 juurde, Aston Villa. Et kas sa näed, et Unai Emery võiks Aston Villa veel kaugemale viia ja veel kõrgemale? No ütleme, nende käitumine, mis nad teinud on, seda ei soosi. Ehk kui sa kaotad nagu nii suured võtmemängijad Tillemansi ja Rogersi näol, noh, et see on nagu väga valus asendada. Jah, on toodud siia selliseid põnevaid noorukeid ja nii edasi. Et lihtsalt, aga noh, Emery on näidanud, et tegelikult ju mõtleme, et kui see kõik need Manud, Chelsea, Liverpool, need on nagu nii üles-alla käinud, et tegelikult nagu Emery kiituseks ju põhimõtteliselt Aston Villa on nagu ju kogu aeg oma taset enam-vähem hoidnud sinna Champions League'i piiri peale kas sisse mänginud või sinna napilt alla just. Ja kogu aeg nagu hoidnud. Et ma selles osas ma nagu ei kannaks neid maha, noh nüüd kui peaks ka Konsa minema, et ikkagi neid minejaid on, no Martínez tundub, on vist ka minemas väravas, eks ju. Martínez on viimased 2-3 aega läinud, kuidas ta on hüvasti jätnud seal fännidega ja siis ikka tagasi olnud. Et noh, selgelt see, ma arvan, see taseme hoidmine on raskem Villanel, aga ma kuidagi ei kannaks neid maha. No maha neid kanda muidugi ei saa, aga mina näen, et nad failivad. Ma näen, et nad ei jõua Champions League'i. Ma arvan, et nad ei pruugi ka isegi Euroopa liigasse jõuda. Siis kui me räägime Inglismaal nii-öelda see Big Six, siis ma näen, et nad võiks see hooaeg võtta ära selle asja seal. Ja ma Aston Villa, noh, nagu sa ütlesid, maha kanda ei saa, aga ma näen, et nad failivad. Sest Rodgers ja Tillemansi ilmajäämine on päris suur. Lisaks müüdi maha nüüd Tony Malen täielikult, selleks ära Jutinja veel PSG-sse. Et ma ei tea, mis see Villast järgi jääb. Jah, toodi Alejandro Garnacho. Tema peaks jalka ära lõpetama. Arvad, nii vaasti on. Minule ta üldse juba manu ajal, ta lihtsalt suvalt nikerdab selle ääre peal, lööb vastu vastast, saab juba nurgalöögi, aga väravaid ta ei löö, söötud ei anna. No vaata, mina ütlesin, et Anthony pidi kunagi minu meelest kalakops minema, pidi mitte jalgpalli mängima, kes läks Betiisi, hakka suurepärast jalgpalli pakkuma. Garnacho'l on ka seal mingid muud probleemid. No ta ei ole ennast veel jälle, noh, Chelsea's ju oli lihtsalt, ma ei tea, mis ta seal tegi. Chelsea's oli ka pigem meh, aga Unitedis ju vahepeal oli päris hea. Et see Ronaldo, aga see tundus, et nagu Ronaldo seda nii-öelda maha rahustada, siis ta oli ikka humble, aga siis järsku kui Ronaldo ära läks, siis tahtis tema see number 7 olla, et see läks natuke liiga paljuks. Aga siis sa näed, et Villa ikkagi on eurokohtadel? No ma lihtsalt usaldaks kuidagi Emerit. Muide, päris huvitav lugu on seesama mees, kes see Brian Maggio, kes lõi superkarikas värava. See on 17 alles. Jah, kusjuures see on, kui ma nägin, et kes see värav oli, mul kuidagi nagu klikkis ja äkki see oli, ma arvan, 2-3 aastat tagasi toimus U17 arenguturniir Eestis, kus mängisid 2008 aasta poisid siis. Eesti mängis Eesti, Luksemburg, Põhja-Iirimaa ja Ukraina. Ja siis ma olin selline nagu nii-öelda UEFA poolne mingi technical observer läbi nagu Eesti Jalgpalliliidu, kus ma võidin neid mänge vaatama, tegema mingeid raporteid, vestlema nendega. Ja tollel ajal juba seesama Brian Maggio mängis siis Luksemburgi koondise eest. Ja ta oli sama suur, kui ta praegu on, sama suur kui mina. Ja ta vaataski, et see oli mees nagu laste hulgas. Juba siis ma vaatasin Pekki, see on nagu ebareaalne vend, et huvitav, mis temast saab. Ja ma ei olnud tema nagu käekäiku jälginud. Ja siis kui ma nägin, et seda PSG mängu, vaatan tuttav nimi, klikin peale, siis mõtlen, joppa, kolla, vaatangi protokollist järgi, oligi sama vend. Aga nüüd ongi see, et mis paistel nüüd praegu on? Nüüd ongi see, et ta justkui on nagu, tal on, kuna ta on mänginud Luksemburgi koondise eest, siis mitte nagu ametlikes mängudes, vaid sõpakates, siis ta on siis ta ongi nagu eligible ka Inglise koondise eest. Ja kuna ta vist isa on nagu vist Inglismaa nii-öelda kodakondne Inglismaal on mänginud, et siis nüüd nagu inglased justkui igal pool podcast'is artiklites räägivad, et nad tahavad teda nagu Inglismaale tuua ja nagu see pool. Et nüüd ongi nagu mõttekoht, et kuhu ja mida ta nagu valib. Aga noh, päris äge lugu on see. No jah, meil on siin keeruline niimoodi vihjad anda, kuhu ta peaks võib-olla nii-öelda panema, aga muidugi Luksemburgi, aga selle sügise mõttes mingu Inglismaale. Seda küll, kõik õige, olen nõus. Aga ei, see Macho, ta ikkagi jättis väga mulje endast, et veidikene toores veel, aga 17, et suur tulevik ta ees ootab. Kindlasti Euroopa mängude mõju ka Villale nii-öelda head võib-olla ei räägi Premier League'i suhtes, aga Aston Villa on mänginud neid Champions League'i ja Eurosarja mängi juba aastaid, nii et võib-olla see ka nii suurt probleemi ei paku. Kas top 6 on nende miinimum eesmärk? Ma arvan küll, aga nagu sa ütlesidki, et kas, ütleme, et kui sa otsid kellegi põhjust, miks keegi võiks sealt nagu välja langeda, siis nende suurte mängijate kaotamine võiks olla nagu kõige nagu noh, ütleme, loogilisem või ausam põhjus neid sealt välja kookida. Kui tegelikult nagu teistpidi tahta vaadata.
mina ütlen, et Villa ei jõua eurosarja. Ma nagu ühtepidi jagan su mõtet, aga teistpidi ma seda Emerit usun ka. Aga jah, player to watch kindlasti Villas on see Macho, et temal kindlasti hoiame silma peal. Lähme Liverpooli juurde, uus treener Andoni Iraola, endine Bournemouthi treener. Ma olen siin endale küsimuse pannud ette ka, et kui suurt tarkvara uuendust Liverpool vajab, aga ma tahaks teada, et kas tehakse mingi suurem reset või ikkagi pigem mitte? No mina isiklikult ootan võib-olla kõige suurema huviga just üks nagu treeneri vaatenurgast, mida Iraola suudab teha Liverpooli ees ja just seda, et oleme ausad ju, võtta Bournemouth, kes tegelikult oli, no, ma ei saa öelda nagu suvapunt, aga tegelikult no, lambipunt nagu, lambivennad, kes virelesid seal tabeli lõpus, natuke midagi said ja tegelikult hakati mängima väga domineerivat, väga head jalkat, intensiivset jalkat, ägedat suurepärast täiendused ja tõesti atraktiivne jalgpall. Ja ongi, et sai mingid vennad nagu tööle, et ma arvan tegelikult ju, kui sa mõtled, et nagu, et milline coach sai nagu kõige rohkem kätte oma pundist või nagu tõstis nagu aktsiaid või väärtust, siis no selgelt oli see Iraola ja Bournemouth, kes mängis justkui üle oma varju või üle oma taseme. Et kui ta suudab midagi sellistki jäljendada Liverpooli eesotsas ja mõeldes, mis kvaliteet seal on, no siis tegelikult see nagu lagi, nagu ma ütlengi, kui see lagi, ceiling ja põrand nagu, et kuidas see nagu on, et siis ma näekski, et see nagu Liverpooli lagi just Iraola kontekstis võiks olla nagu kõige suurem ja tegelikult nemad võiks nagu hakata siin möllu tegema. Aga minu jaoks ainuke nagu siuke nagu küsimärk on, et siis kes seal nagu ründeliinis hakkab tassima, väravaid lööma. No ja siis on Meh, Florian Virts. No Virts on vaja käima saada, Isak on vaja lööma saada, noh, Ekitike on, jah, täpselt on väljas, noh, Salah läks, Kakpood tahetakse Tottenhami, ma ei tea, kas ta nüüd on minemas. Ja see on küsimärida, aga kas Liverpool ongi siis praegu tugevam kui nõrgem kui eelmine aeg? Mängite profiili mõttes? No nad on kaitsed natuke polsterdanud, seal on noored mehed, et veidikene seda asja juurde saada. Keskväli küllaltki nagu ju sama, sinna metsikult nagu pole. Pigem ongi ääremängijad toodi endale juurde, toodi see Victor Munoz ja toodi see Jeremy Jagee on ju. Et ja noh, mulle meeldib see, et Araujo tuli. Et lihtsalt Araujo minu meelest ta võiks olla maailma üks parimaid keskkaitset. Keskkaitse tuua Araujo, Van Dijk võiks olla päris korralik möll. Lihtsalt kui nad failivad, siis on ka pahandus ja see on väga tõenäoline ka. No Araujo ongi siuke endise keskkaitsena, et ta võibki olla nagu maailma parim keskkaitse, aga ta võib olla jõhker tõrvik ka, et käriseb. Et korralik torbik oli Barcelona eest tähtsas mängulises Champions League'is. No mõtlengi, et see mingid hetkedel ikkagi toimub nagu suured pahandused sisse, kui ta suudab seda nagu keskmist taset hoida, pluss ongi see, et sa tunned ennast hästi, sa mängid mängust mängu, siis see ka siuke nagu see enesekindlus ja see tema puhul loeb väga palju. Et ta on suuteline, aga pigem just jah, mul just see ääre ja ründajate positsioon, et kuidas ta lõpuks selle nagu lahendab ja kes seal nagu tassima hakkab, et see võib-olla on siuke Liverpooli lõikes võib-olla kõige suurem murekoht minu jaoks. Ma võin ettevõttel öelda, et Liverpool ei ole see meeskond, kes tuleb Premier League'i võitjaks veel minu meelest, et see meeskond varsti tuleb. Aga kas sa näed, et Iraolal on mingi surve peal ka see aeg? Et kuhugi nad peavad ikka jõudma ju? Eks Liverpooli fännid ootavad, aga samas nagu Iraola on piisavalt krediiti, ma arvan, mis ta Bournemouthiga on teinud, et ma ei näe väga seda siukest mure kohta, ma arvan, teiste meestel on seal suuremad pingad. Aga kui Iraola ja Liverpooli lõpeta hooaja top 6 isegi? Ma ei näe nagu, et ma lihtsalt nagu see, mis ta on näidanud nagu, et see on nagu juhtunud, ma ei näe, miks ei peaks juhtuma ja nagu Liverpooli fännidele, et siukest Kloppi sarnasust, see mängustiil, kõik, ma arvan, see nagu sobib. Et kui ta hakkab seal ka kütma ja laamendama, et siis ma arvan, see on väga nagu ütleme, tervitatav kõikide jaoks. No vaatame, kuidas Liverpool läheb. Nii, selle hooaja Premier League'i võitja Londoni Chelsea. Oi. No palun nüüd see kaitsekõne. Kus see tuleb? Miks on Chelsea suur eelis? Chelsea ei mängi Euroopa jalgpalli. Ja sellepärast tullakse tiitlile? Ei, mitte ainult see, aga kindlasti Chelsea puhul on see, eks me enda peas ka pean selle päris veel välja mõtlema, kuidas see kõik juhtuma hakkab. Lihtsalt on nüüd uus algus, Xabi Alonso era võiks nüüd peale hakata. Minu meelest Xabi Alonsole ei antud Real Madridis piisavalt aega, pluss Real Madridis olid suured egod koos. Chelsea võiks Alonsole sobida. Me teame Alonso Leverkuseni Bayerni, mida ta tegi. Kohe ta pani Leverkuseni mängima, nad tulid Saksa meistriks. Vastaseks oli Müncheni, Bayernid, Borussia, Stuttgardid ja ta tuli Leverkuseniga meistriks. Miks ei võiks Alonso tulla Chelsea'ga meistriks? Ma küsin su käest niimoodi, miks ta ei võiks tulla? Sest pole punti. No aga Leverkuseni on ka punt ju.
nojah, ma saan su sellest loogikast aru, alati 1+1 ei võrdu küll 2, no ütleme, mina ju ka väga Alonsot hindan, just see, mida ta Leverkuseniga tegi, oli nagu fenomenaalne ja mis jalkat seal mängiti ja see lugu sinna juurde. Noh, ütleme, Inglise kõrgliigat ta tunneb piisavalt hästi. Endine ikkagi premimängija. Aga samas Inglis, ma arvan, kõrgliiga on nagu selgelt siis halastamatu võrreldes Bundesliigaga. Et ma arvan, et see nagu nii kergelt kohe sinna üle ei lähe. See, et Realis nihu läks, mina isiklikult seda ei nagu... No see on ta Alonso süü. Ma tahan öelda, et seda ma nagu tema kaela, nagu lõpuks on ka tema süü, sest ta peab nagu kõike selle kontrollima, aga ma ei näe seda väga suure nagu häbiplekina, et mõnes mõttes on nagu äge, et ta saab kohe nagu tööl hakata ja kogu see pool. Täiendusi selleks ju on jälle tehtud ka nagu huvitava nurga alt, aga ma nagu ikkagi olen seal Chelsea selle komplekteerimise osas nagu skeptiline, et on ikka liiga palju neid vendi, liiga sarnased need vennad ja see, et sa tood paar kogenumat juurde, et see ei ole päris see, et nüüd tood 2 kogenud venda, nüüd on kõik sul nagu paigas see dünaamika. Seal peab ikkagi rohkem nagu mingit segu olema, et... Nagu me Chelsea puhul näeme, Marco Correa ja Andrei Santos möödi kokku 100 miljoni eurodes maha. Nad tõid endale on ju Rodgersi, tuli Lacroix, tuli Palace'is sinna keskkaitsesse, Lissaboni Sportingus Giovanni Cuenda, kes on minu üks one-to-watch mängija seal hooajal Premier League'is, kui ta, ma loodan, et saab piisavalt mänguaega. Minu meelest oli tagasi ka ju Mike Penders lainult, kes võiks olla Chelsea uus esiväravat see hooaeg, kes on jalaga väga ja ma näen, et ta võiks olla uus nii-öelda Thibaut Courtois mantlipärija. Et ma usun Chelsea'sse, ma reaalselt usun, Alonso võiks olla see, kes panebki lõpuks need pusle nii-öelda tükid kokku, sest et just see, mis Realis juhtus, oligi see, et see oli kõik suured egod koos, Pape, Vinicius, Bellingham, nende egode talitsemisega ongi võib-olla raskem. Chelsea'is sihukest egos ei ole ju. No pigem ei ole, aga seal ongi lihtsalt neid vendi nii palju ja iga vend tahab lõpuks põllule saada, iga vend tahab olla tunda ennast. Seal ründajaid juba on kas mingi 6 tükki või 8 tükki, sisuliselt ja kõik võiks nagu enam-vähem mängida. Dani Welbeck näiteks toodigi sinna selleks, et kui on vaja, läheb väljakule, aga ma arvan, saab aru, et kui ta ei mängi üldse. No ma ei ole kindel selles, et lõpuks sa tahad mängida, et ta ei tule ainult nagu riietsruumi patsu lööma, et ründajad lõpuks tahavad väravid lüüa ja peavad nagu ennast hästi tundma, et seal see hunnik neid ründajaid on nagu päris palju. Et ma nagu Chelsea puhul ma nagu huviga ootan, mis jalkat Xabi Alonso hakkab mängima, kuidas see nagu toimima hakkab, kindlasti ta sükest dünaamikat ja sükest dünaamilist mängu ja sükest nagu põnevat mängu hakkab tooma. Aga ta annab ikkagi eelise teiste ees, et nad ei mängi Euroopat. Ei, seda muidugi, et see annab nagu, on see valmistumine, on see nagu viskonna nagu manageerimine ja see... See üks mäng maks 2, teistel on 3-4. Et aga ma küsin niimoodi, et kui kõrge lagi on Chelsea'l? Chelsea võib võita Premier League? Ei võida, aga see lae nagu metafoori tooks uuesti, ma arvan ka neile, nagu see lagi võib olla päris kõrge või mida nad võivad nagu pakkuda. Jäin ise mõtlema see Cole Palmer ja Rodgersi lugu, et nad on head sõbrad, noorest saati koos mänginud, kõik see pool, et võivad nagu hakkavad koos seal timmima. Ma nagu õrnalt oleks nagu skeptiline, et nad nagu mõlemad on põhimõtteliselt nagu 10, kes tahaks olla väljaku keskel, aga nii Rodgers võib mängida justkui nagu vasakul pool ja Palmer nagu paremal pool. Et kas nad hakkavad siis nagu äärtel mängima ja kuidagi saavad keskel kokku, on siis see, et üks mängib 10 peal, üks ääres ja seal timmivad, et kas siis nagu ta ehitab selle ümber oma mängu või lõpuks hakkab tegelikult keegi istuma, et on üks 10 peal ja tahab ta mingit teisi ääri, et siukse nagu taktikalise lahendusi, kuidas seda nagu toimima saada. No Alonso on taktikgeenius ja tal kindlasti on neid variante, mida seal varieerida. Ma ise näen, et Alonso võiks panna Palmeri ikkagi 10 peale, sest seal sa saad Palmerist parima välja. Roger vasakul äärel, ta mängis Villas vasakul äärel päris palju ja paremas siis Estevao või Cuenda. Et Estevao on ka mängumees, kellest me tegelikult suurt sotti pole veel saanud. Me teame Brasiilias, kui Hendrik läks Real Madridi, siis Palmeirase treener, et rahu, te pole kõige suuremat talenti veel näinudki. Ja ma näen, et Estevaal on väga-väga suur tulevik. Kas Inglismaa liiga oli kohe õige valik tema jaoks, ma ei ole nii kindel, aga Estevaal võiks seal mängu teha. Ründeosakonnas on ka küsimärke, aga kui João Pedro saab seal ründes hakkama, siis pole midagi hullu. Et Chelsea mulle väga-väga sümpatiseerib ja nagu ma ütlen teile, et Chelsea võidab selle Premier League titli. Kas nüüd 10 punktiga Arsenali ees, seda ma teile lubada ei oska, aga ma näen, Chelsea on minu nii-öelda number 1 see hooaeg siis. Okei. No see on, ma ütlen ausalt, see on natuke hull jutt. Ei, võib-olla, et aga lihtsalt need täiendused ja just see Xabi Alonso olemus, et ma näen, et ta on Saksamaal ennast tõestanud. Lihtsalt, mis Alonso puhul minu jaoks kõige rohkem küsimärkidega, see oli see, et ma nägin, et ta läheb Liverpooli hoopis.
ma olen nõus, jah. et ma nägin, et see Liverpool oli lähemal Alonsole, aga Chelsea, ma ei tea. ma arvan, et jõudis ette ja noh, too hetk ju slot ei olnud veel nagu säkki saanud, et see vahest see jalk on nii väikestes nagu detailides või ajastustes kinni, et kes on vaba, kes mitte, mis kõik see pool, et selles osas see nagu käib asja juurde. No nagu Eestis ju hetkel siin asjaolud hetkel toimas, aga sa siis ei ole nõus, et Chelsea meistriks tuleb? Ei ole. Mina olen. Nii, Tottenham, läheme siis De Zerbi juurde. Tottenham eelmine hooaeg oleks peaaegu välja langenud, ikka väga lähedal oli välja langenud. 2 hooaega sisuliselt. Aga samas Euroopas pea parim punt on ju, et kui kõrgele sa näed, et Tottenham võiks tõusta nüüd see hooaeg De Zerbi käe all? No kõik ootavad, mingid näited on, need üleminekud päris jõulised, suure rahaga, tonaalid, asjad siin, et no neil eelmised 2 hooaega on nii halvad olnud, et see juba nagu mingis mõttes see nagu teooria, et nüüd üks hetk sa pead ju nagu õnnestuma ka, võiks olla. Noh, De Zerbi elu on näidanud, et ta suudab võistkonnad mängima panna, ta suudab tegelikult nagu mingil kujul teha ka tulemust, aga tegelikult ju see nagu see kõige suurem amps või see on nagu jäänud tal ju tegemata, okei, pole võib-olla ka punti sellist olnud. Ma pean silmas just, noh, Inglismaal oli niimoodi, et ta selgelt tõstab võistkonna lage, ta viib nad mingile levelile, aga just mingid suured mängud ikkagi ta võib ka kärsata. Et selles osas ma nagu mingit tiitlijuttu nende puhul ei näe, aga noh, ma arvan sinna eurokohtade lähedale ta võiks võistkonna viia, aga noh, ma väike skepsis on nagu, et see nagu, sa oled 2 hooaega ikka täitsa ribadeks punt olnud, et sa nüüd järsku nagu üleöö nagu ümber sünnid, jah, on võimalik uute treenerite asjadega, aga et sa pead kuidagi ka nagu õnnestuma, aga ma ütlengi, et see transferid ja kes see nagu punt kokku sinna saadud on tegelikult päris siuke hea koosluse. Tottenhamil on seis väga lubav üleminekute suhtes on ju, et toodi seal Van Hecke, Fernandes, Tonali, okei, on lahkujad ka, Romero läks Atleticosse, Jed Spence, see oli minu jaoks suurim üllatus, et Tottenham oli nõus temast lahti ütlema seal, aga samas toodi osuta endale Andy Robertson, kes saab tema rolli peal mängida, on ju. Et Tottenham on suur küsimärk minu jaoks. Ma näen, ma platseeriks neid veidikene kõrgemale kui Aston Villat, aga siiski seal küsimärgi tõus. Et lihtsalt De Zerbi on tõestanud ennast Brightonis, aga tõestanud ennast ka eelmisel hooajal Tottenhami treenerina astunud Brentfordi mees. Et ma ei mõistagi, et mis seal toimub, et Jose Mourinho on seal olnud, seal on nii palju mehi juba läbi käinud, et miski on seal valesti ja mädaneb. Nojah, aga no nüüd äkki ongi uus algus asjad, et jäid püsima, et võib-olla see pinge nagu maha saadud, aga jah. Lootsid on ju nii palju kõrgem. No mõtlegi, aga see on iga kord, et kas raha on nii palju sisse pumbatud juba. No nüüd äkki tuleb, aga noh, äkki tuleb. Raha on pumbatud ka meie järgmisesse võistkonda, aga sealt on ka raha välja läinud. See taga lihtsalt, no ma näen, et nad võiks jõuda kõige kõrgemale kui Aston Villa, et ma näen, et see tiimi potentsiaal on suurem. Lihtsalt kas see kõik juhtub on, ma ei tea, ja ma tean, et Eestis on neid Tottenhami fänne ka, kes kindlasti kuulavad ja vaatavad meid ja loodavad midagi nende kohta hästi ütleks, aga no hetkel tõesti ei ole midagi hästi öelda, et see teemine aeg püsima jäänud, palju õnne, vaatame, kuidas see aeg läheb. Newcastle United, neid fänne on ka Eestis päris palju. Treener Eddie Howe läks minema, Mattias Jason loodi asemele, ma isegi ei oska öelda selle ülemineku kohta midagi. No kummaline ajastus nagu, et Hau nagu justkui läks priisisinile peale ja siis nägi, et kulla ikka ei keri. Võt see ongi veider. Et see veider, aga no ütleme ka satsi mõttes seal ju noh, ongi Gimares läks, Tonali läks, et veidike see nagu võistkonna süda nägu keskel on selgelt tõrenesid. On nagu küsimärk, et ja kuidagi kogu see vibe seal ümber ja ma arvan, see siuke mingi kärsitus või et nagu kogu aeg oodati, et tegelikult nagu Newcastle võiks juurde panna, nad said karika kätte ja asjad, et kuidagi see nagu vibe oli nagu lõbusam ja siis nagu see haul lõpp ja nüüd need transferid, et see kuidagi, ma ei tea, see nagu kuidagi on nagu kokku kukkumas, et ma arvan, siuke nagu rahutus seal staadionil fännide poolelt, et nagu mis nüüd saab ja millega me tegeleme, on päris suur ja kui nüüd uus mees ka nagu kohe käima ei saa, siis ma näen, et seal võib siukest pahandust olla võib-olla päris palju. Ma arvan, et Chasel võib olla treener, kes saab esimese säki ka. Nad müüsid ju Gordoni maha, nad müüsid ju Tonali ja Gimares asemele tulnud, no võime öelda, no-namerid on tulnud asemele. Ma ei tea, Basumana Touré tuli Hoffenheimist, Alaji Bamba Monacost. Ma ütlen sulle ausalt, ma ei ole nende meestega isegi nii palju kursis. No keegi me pole. Et saamegi näha, et mida nad siis pakkuma hakkavad Newcastle'ile. Et see on suur küsimärk, mis saab Newcastle'isse. Et ja ma arvan neid küsimärke rohkem kui vastuseid ja Chasel, ma ei tea, kas on õige mees, kes selle asja siin ära parandab või mitte. Ma näen, et ei paranda.
ja sügavust neil ka ikkagi ei ole. ei, pigem on neil paha lugu, olema ausalt, siin midagi ilustada ei ole. Nii et neid me soosikuks ei pea. Nendest klubidest, mis siin oli Villa, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle, kes on top 3 kõige lähemal? Villa, Newcastle, Tottenham. Liverpool, Chelsea. Ma ütlen Liverpool ja Chelsea. Ma olen sinuga nõus, et Liverpool, Chelsea, no ma ütlen Chelsea enne. Ja kes nendest suuretest 3-st võiks välja langeda? Arsenal, City, United, pigem City või? No kui United ei saa käima või siis City, pigem ma näen nagu City kohal rohkem. Aga Arsenalil ei ole üldse probleeme? Ma ei näe. No ma pean sinuga nõustama, et Arsenalil ei ole probleeme. Isegi kui ma tahaks nii väga eraldada siin, siis Arsenalil tõesti hetkel probleemi ei ole. Aga ma näen, et Londonisse see tiitlivõit läheb. Aha, väga peenelt sellest. Ja see tiitlivõit võiks minna sinistele. Meil on pandud siin küsimärke õhku ka, et kes võiks valmistada pettumuse või kes võiks siin üldse üle ootuste minna. Ma tõin meeskonna välja nagu Fulham. Fulhamiga liitus ka endine Real Madridi peatreener Alvaro Arbeloa, kes minu meelest ei ole ennast kusagil tõestanud. Kukkus kevast välja asjad Real Madridis. Ega Castillas, no seal Castillas võib-olla ei oodataagi midagi suurt, on ju, et sa lihtsalt treenid noori. Aga samas ta tõi endale Madridi Realist Gonzalo Garcia ja Cesar Palacios, kui ma õigesti mäletan. Et lihtsalt see Fulham, nad võivad lõpetada ülikõrgel, aga nad võivad lõpetada ka seal täiesti madalal. No see oli naljakas, et ju siis Benfica, Real ja Fulham nagu tegid omavahel kolmnurga ja vahetasid treenerid. No Marco Silva tegelikult väga hea treener, näitas, et suutis mängima panna, et Arbeloa kohal väga suured küsimärgid, jah. Ta ei ole olnud sellise tasemel treener. Premier League on väga halastamatu, et ma arvan, et see, millega Fulham oli harjunud Marco Silva käel ja nüüd Arbeloaga, ma näen pigem seal, kui rääkida, kes võiks esimesena säki saada, siis ma vaataks Arbeloa otsa. Et pigem Arbeloa kui Chasel? Ma arvan küll, et võib-olla seal Tottenham kuidagi, Newcastle kuidagi saab aru, et see asi ongi natukene teistsugune. Et siis... Aga ma tahaks, et arvata, et Fulham ka mõtleb, et nad tõid Madridi Reali peatreeneri endale. No see oligi asenduspeatreener, oleme ausalt. Ei, võib-olla küll, lihtsalt see lahkuvad ka Sasa Lukic, kes oli ju väga kindel mängumist neil keskväljal. Harry Wilson, Wilson alati mängija, kui sa mõtled Wilsoni peale või Fulhami peale, siis vaatavad Wilson meelde. Ja vastupidi, nüüd on ta Leedsis, et võt see on ka minu jaoks küsimärk. Lihtsalt, ma alguses mõtlesin, et ma panen nad hot take'id, et nad jõuavad eurosarja. Aga samas ma kohe mõtlesin, et aga nad võivad täielikult feilida ka. Ehk siis just see Jojo meeskond äkki Fulham siis olla võib just seal tabeli keskel, et ta võib olla pettumus, aga ta võib olla ka suur üllatus. Oled sa nõus? Olen nõus. Nii, uustulnukad ja ülelangemise heitlus. Uustulnukad siis Coventry City, Hull City ja Ipswich Town. Alati küsitakse seda, et suht kiiret nähakse, et need, kes tõusevad, need välja langevad ka. Kes sa näed nendest 3-st ei pruugi langeda? Kas sa oled nõus, et see võiks olla Frank Lampard ja Coventry City? Ja kui ma peaks valima, siis tema, aga ma ütlen ausalt, et kuidagi viimased aastad oli see nii kindel, et nemad tulevad, kes tulevad, kohe langevad, et see, et eelmine aasta siin suudeti nagu püsima jääda, Sunderland ju pani nagu lootust. Tegi üldse fenomenaalse vaja. Et see nagu väga äge, kas nüüd nagu sellel aastal nad ka suudavad, ma lihtsalt ei, nüüd ongi see, et sama, et need mõned võistkonnad, kellel on uued treenerid, kas nad nagu saavad ennast käima või mitte, kui nad ei saa käima, siis nad võivad sinna nagu bottomile olla lähemal, aga selles osas nagu selliseid selgeid nagu ütleme peksupoisse, ma mõtlen teisi, kes on olnud Premier League'is, et kes nagu hullult langeks, ei paista, et selles osas need tõusvatel puntidel pigem on keeruline, aga kui sa ütlesid, et kas Lampard, siis ma nagu jah, et Lampard on olnud, eks ju, Chelsea'ga, ta on olnud Evertoniga, et tal on see nagu kogemus erinevate nurkade alt, et ma nagu justkui sellesse usuks, aga samas ka just see, et mis siis lõpuks see nagu see võistkonna nagu skuadi suurus on ja need mängijad ja kõik see pool, et ütlen ausalt, nagu selgelt tuleb neil kõikidel, ma arvan, päris keeruline. Ei no lihtne oli kellegi olemas, see on meile kõigile selge. Üleminekud nad tegid ka kõik ikkagi väga-väga ropult ja nad peavadki tegema, sest et Championship Premier League seal on ikka mingisugune ju vahe sees, kuigi tegelikult kokkuvõttes räägitakse, et võib-olla isegi nii suur pole, aga ikkagi neid üleminekuid nad alati kõik tegema palju peavad. No kui ma vaatan neid Coventry City uusi mängumehi, siis ega nad ei ole ka midagi ütlevad kohe esialgu. No ega seal ei olegi, seal on küll raha, aga seal ei ole raha tuua seal mingi 50 miljoni eest mingi mängumehi, et seal peadki väga pihta panema, sa pead väga pihta panema ja pigem peadki nagu polsterdama ja tõesti, et need on eri maailmad. Ma küsingi sult siis kohe ära, 3 meeskonda, kes välja langevad? No ma arvangi, et siis Lampardi punt jääb püsima ja välja langevad Nottingham,
ning siis Hull ja Ipswich. No mina panin ka, et Coventry jääb püsima, Hull ja Ipswich langevad ka välja ja minu järgmine hot take, kuna mulle nii meeldib kuum olla siin, siis Sunderland. Ma näen, et võib tagasi alla kukkuda, kuna neil tuleb eurosarja peale. Eurosarja mängud kindlasti alati teevad asjale loo raskemaks. Sunderlandis need üleminekud on ka minu jaoks veidikene juba küsimärke siin tekitanud, aga samas lihtsalt no see ongi väga suur hot take lihtsalt kokkuvõttes, ka Sunderland langeb välja. Et kui ma vaatan paberi peale, siis ma näen, et tiimina on ju Sunderland parem, kui seda on hetkel ju muidugi Coventry. Aga lihtsalt juhtub. No kui pead elama ja uskuma enda hot take'idesse. Kui ma usun Londoni Chelsea Premier League võitu, siis ongi vähe teistmoodi. Lihtsalt Sunderlandil ongi see, et nad tõid endale Meunieri ja nad polegi rohkem midagi toonud. No korraks Sunderlandist rääkides, et see ikka selgelt üle oma varju hüpati, aga samas see mingi kuidas see nagu võistkond toimis, kuidas seal tegelikult oli proobi asjad, kes väravaid lõid, mingid standardid rammiti seal sisse, et ma pigem isiklikult usun neisse nagu rohkem, et nad võivad mitte päris sarnast teha, aga ma arvan, nad sinna kuskile keskele kukuvad, et ma ei näe, et see väga suur drop on. Ja, aga ma ei usu, et see mingi drop-off sinna relegation zone'i juurde on. Mina arvan, nad hakkavad relegation battle'is. Seal on ka see, et seal on ka treener, kes on nendega varem Inglise kõrgliigas olnud ja poole liigal sisuliselt ei ole, et seal neid küsimärke tegelikult on nagu rohkem. Kui me räägime korraga treeneritest, treenerid siis, kes Premier League nüüd on tulnud, siis sa näed, et feilib Alvaro Arbeloa ja sarab Andoni Iraola. Jah, kui ma peaksin valima nagu kaks äärmust, siis pigem sinna. Ma tõesti, nagu ütlesin, ma ootan ka, mida Xabi Alonso suudab teha ja ülejäänud treenerid paljud on täitsa nagu uued, mõned on siin natukene siis ütleme kohti vahetanud, näiteks Oliver Glasner Nottinghamis, mis seal kogu aeg see tool on seal väga kuum, et kuidas selle omanikuga läbi saab, ega ta on ka niisugune suht no-nonsense vend, et ta ei viitsi nagu ma mõtlen, et see omanik on crazy, et kas Glasner viitsib sellega tegeleda, võib-olla on paari kuu pealt, kuule, aitab, et sellepärast ma ka nagu Nottingham, kes on seal nagu virelenud, et mis see nagu tsirkus või poliitika seal taga on. Glasner iseenesest on nagu top vend, et sellest võib-olla nagu lihtsalt seda raha vist on nii-öelda rohkem Forestil on ju, kui on Palace'il. Lihtsalt Glasneril tundus ka juba oli jõud otsas. See, mida ta Palace'iga tegi, oli võimas. Tõi karikat klubile väga vinge. Selgelt kivist välja pigistamine. Ja võttis ju konverentsi liiga võidu ka nüüd ju möödunud toal ära, et tõesti võttis maksimumi välja Palace'ist. Et vinge treener lihtsalt ongi see Marinakis, siis on seal Forestis boss, et no see on crazy. Aga kuidas sina need treenerite osas näed, kes sulle nagu pakub sükest intriigi või huvi? No ma räägin, Philip, Jaisel või Arbeloa ja õnnestub, no ma näen kindlasti õnnestub Iraola, õnnestub Alonso, lihtsalt ongi kas ka kolmas hispaanlane sinna punti saab Arbeloa näol. Aga Maresca, kuhu patta sa liigitaksid? Vaata Maresca, aga on see, et ta on tõestanud ennast Inglismaal juba minu meelest. Et Maresca nagu minu jaoks olegi see nii-öelda uus nimi, kuigi Iraola puhul võiks samamoodi, et Iraola tegi nii suure hüppe nagu Bournemouthist Liverpooli. Aga Maresca näol ongi see, et ta on nii tõestanud vana kala seal Inglismaal, et ma arvan, ta võiks hakkama saada. Et kui ta ei saa hakkama, siis on minu jaoks veidikene veider, et kuna ma ju ütlesin ka enne saate algust, et City tuleb meistriks ja saate ajal otsustasin, et Chelsea saab meistriks, siis keeruline on minu arvamust kuulata ka võib-olla. Aga kokkuvõttes ma ikkagi jään endale kindlaks, Xabi Alonso Chelsea õnnestuvad. Ma tahaks näha, et õnnestub ka City ja Maresca, aga lihtsalt Cityl ja Marescal on minu pärast hetkel veel rohkem küsimärk kui on Chelsea'l. Et ma olen veel selles paadis. Esimesena saab säkki Arbeloa. No ma aidan siis Jaisel, sest minu meelest see Newcastle'i küsimärgid on suuremad. Nii ja nüüd jõuame siis meie ennustuste juurde, kus saavad ka nii-öelda meie saate kuulajad ja vaatajad osaleda. Salvestame kõik vastused ära, panete kas need YouTube'i kommentaariumitesse või saate meile kuhugi postkasti. Salvestame need kõik ära. Nii, Joel, sinu ennustused on järgnevad. Sa panid ennustuseks, et Arsenal võidab, teiseks tuleb City, kolmas Manchester United, 4. Liverpool, 5. Villa, 6. Chelsea ja nii-öelda Euroopa on contenderiks olla Tottenham. Minu poolt tuleb siia siuke vahe sisse, et Chelsea võidab, Arsenal on teine, 3. United, 4. City, 5. Liverpool, 6. Tottenham ja contender on siis Bournemouth, et meil tuleb siia väike kattega peale, kus kõik näevad siis, mida me oleme ennustanud. Relegate'i panid sa siis Forestile, Hullile, Ipswichile, mina panin Hull, Ipswich, Sunderland, topskoorer, siin me oleme ühel meelel ja keelel, Erling Braut Haaland. Järgmine mängumees, Impact Signing on sul Bruno Guimaraes, miks?
no sest just nimelt see Arsenali sihuke sügavus, see niisugune mingi X-faktor, mida ta sinna keskväljale suudab tuua, mida võib-olla Arsenal natuke nagu, ma ei öelda puudust tundis, aga võib-olla nad olid vahepeal liiga nagu robotlikud, et ma arvan, see Gimareši selline samba võiks olla see, mis neid mingitel hetkedel rasketes mängudes nagu vabastab, et ja jällegi seda nagu tiitlit justkui polsterdab. Minul on siis öeldud Elliot Anderson, suure summa eest ta toodi, Rodri nii-öelda asendus sinna, et ma näen, et ta võiks olla City'le väga vajalik mängumees. Ma oleksin muidugi panna sinna ka Morgan Rogersi, on ju. Aga kas sa näed Andersoni, mul on tunne, et ta on hea vend, ta on Premier League'is näidanud, ma arvan, see, mis ta MM-il näitas, nagu minu jaoks tõstis ta nagu aktsiad või niisugust nagu kvaliteeti. Ta on selgelt, kes nagu ühtepidi nagu dikteerib, et kas ta ongi siis nagu niisugune vaese mehe Rodri sinu jaoks või nagu Inglise Rodri, et paraku küll. Ma tahan lihtsalt öelda seda, et Rodri sugust venda omada või niisugune vend satsis, noh, et niisuguseid ei olegi, et kas nagu Anderson suudab neid saapaid täita või ongi see, et ta on nagu suur saabas, aga suudab nagu mingi kolmveerandi täita, et kuidas sa nagu, kui sa peaksid nagu võrdlema, et palju ta seda saabas suudab täita? No ma ütlengi sulle ausalt, see impact signing oleks minu puhul muidu olnud Ayoub Bouadi, aga seda pole jätkuvalt kinnitatud, ma ei tea, kas City, mis munevad veel, et kui nad ei võtagi sellest, nad teavad, kas ilma ühel päeval. Elliot Andersoni roll lihtsalt saab olema sama, mis on Rodril City's. Rodri saapad on väga suured, neid on väga raske täita, aga ta peab nüüd täitma ja midagi muud üle ei jää. Kui City tahab tulla meistriks, siis Anderson peab olema Rodri kujul mängumees. Ja ta peab olema nagu aktiivne ja tasemel. Just. Ma näen, kuna sa nägid, et tiitlit City ei võida, siis Anderson Rodri saapad ei täida. Aga ta peab seda tegema. Player to watch on sul siis sveitslane villamees Johan Manzambi. Minul on Giovanni Coenda. Kuna ma Coendat olen varasemalt jälginud, ma olen mänginud ka sellist mängu nagu Football Manager, siis Lissaboni Sportingus Coenda tegi suurt mängu ja ma näen, et ta võiks mängida ka suurt rolli Chelsea's, kui lihtsalt on tal sama roll kas seal Estevaga või siis hakkad nad selle ääri vahetama, et elame näeme. Mis rolli mängib Johan Manzambi? No Manzambi ju, ütleme, suutis just nagu MM-il olla nagu väga sihuke plahvatuslik võimas. Ta jäi väga hästi silma ka kõigile. Väga hästi silma. Et Villa ridadest seal hakata nagu ette võtma, teravust tegema, seal kandikul panema, et mul on tunne, vaadates nagu kuhu tänapäeva jalgpall liigub, et see mingi vingerite sihuke plahvatuslikkus võim, et see on nii hädavajalik ja läbi selle sa suudad mingeid asju nagu siis nagu õnnestuda, et kindlasti see nagu üleminek Premier League'i on sihuke väljakutse, aga nagu see, kui sul ongi see nagu see talent ja see füüsiline ramm olemas, et siis sealt võib nagu päris ägedaid asju tulla. Ja ma olen nõus, et Manzambi on mängumees, keda me peame jälgima hakkama. Peatreener, keda me jälgime, on sul Andoni Roolale toodud, mul on Xabi Alonso, sellest me oleme siin juba ka rääkinud siin korduvalt. Paneme korra selle pildi veel teile siia ette, saate selle screenshotida, pange oma vastused ka ja siis hooaja lõpus on meil kõigil äge vaadata, et salvestame selle kõik ära. Samuti tuleb meil veel Tiki-Taka jalkasaate Fantasy kood, ma ütlen teile praegu ette ka, tuleb siia väikselt alla ka, aga võib-olla vaatad Spotify'st ei näe, on 6BZ-PH-AC, nii et võtke ka sealt Fantasy'st osa. Speedibetiga siis tulevad ka teile maitsvad ägedad auhinnad ka. Et ja hooaja lõpus teeme ka uue erisaate, vaatame, kes siis teadis meist rohkem Premier League'i kohta või mitte. Kas Chelsea tuleb meistriks, kas tuleb meistriks Arsenal, võib-olla hoopis keegi kolmas, Man United, et elame, näeme, et on hooaeg, mida oodata. Ja uus avavoor juba reedel lahti läheb, et loeme kiirelt kuulajatele ette ka siis, kes meil selles mängude voorus omavahel kokku lähevad. Ja Arsenal ja Coventry on siis see, kes selle hooaja nii-öelda meil pihta löövad. Samuti väga põnev mäng, mille ma tooks välja, on Manchester United ja Hull City. Ja siit tuleb ka minu nii-öelda Speedibeti panus. Hull City ei kaota mängu Manchester Unitedile. Joel, mina sinuga nõus ei ole, et ma arvan, United võtab veenva võidu seal ja saavad tabelisse 3 punkti kirja. No siia läheb minu panus ka, koefitsient peaks veidikene alla 3 olema. No vaatame, mina näen ikkagi, et see, et kui nii-öelda uus tulnuk tõuseb liigasse, siis ma näen, et alati nad tulevad sinna mingisuguse boostiga, Hull City mängib selle mängu kodus ka ja tahaks öelda, et tiigrid ikkagi võivad üllatada küll Unitedit, et hooaja esimene mäng kunagi ei pruugi hästi minna ka. No esimese mängul alati on niisugune, eriti need tõusvad pondid on mingid purakad täis, staadion on taga ja võib-olla see roosten paljudel võistkondadel veel peal, et seal... No Hispaania puhul me nägime seal ju uustulnukad kohe punkt hakkasid näppama suurt, et äkki Inglismaa samamoodi. Ja ülejäänud mängud? No kui me siin ülejäänud mängud veel ära vaatame, siis me teame, et Arsenal, Coventry on ju, me teeme välja, et seal on suht
kindel, et sa näed, et Arsenal on ju, tuleb ka võitjana välja. Et meil on veel esimeses voorus siin, kui me toome välja, Brentford mängib Tottenhamiga, selline Londoni miniderbi jälle, et kummale sa seal kaalukausilile näed? No parem just näha, mida De Zerbi teeb, et ma arvan, seal Tottenhami jaoks ülioluline kohe nagu käima minna ja saada see nagu feel good factor enda jaoks toimima. Lisaks meil on Ipswich Sunderland, Everton Palace, Forest Leeds. Noh, ei ole väga seksikad mängud, olema ausad. Ei ole, City Bournemouth juba hakkab loomulikult. No seal ongi täpselt see, et mida nüüd Maresca peab kohe selle sükse häbi maha pesema. Brighton, Aston Villa, Hürtsele versus Emery, ka väga huvitav. Ja siis pühapäeva õhtul Newcastle Liverpool. Et see kindlasti paneb korraliku. Ja minu meelest, kas mitte möödunud aastal ka augustis ei olnud Newcastle Liverpool, kus siis seal Rio Moha alles lõpus selle võidu ära tõi. Ja esmaspäeval peaks olema siis Fulham Chelsea, mis on ka selline mini-Londoni derbi on ju, Ja niisugused nagu jõhkrad vastasseisu me avavooru kahjuks või õnneks ei saanud. Aga hull Man United, see tuleb väga hull tulemus, ma ütlen teile, et aga ei kokkuvõttes küll jah, sellist suurt vastasseisu ei ole, et need tulevad selles järgmistes voorudes. Aga selline see meie Inglismaa osa täna oli. On sul veel midagi lisada? Ei ole nii palju, et uuel nädalal on meil juba siin saates külaline, nii et tuleb natukene uudmoodi ja põnev osa, nii et aitäh kuulamast, vaatamast ja juba siis uuel nädalal kuulmiseni ja nägemiseni. Just, tšau! Vajab kogu staadion, alle, nad tunnevad mind nime pidi.